Tšau kõigile, täna ei ole Merka siin ja nagu te pealkirjast lugeda saate, siis ma lähen täna ilusüste tegema ja ma lubasin teid kaasa võtta, et te saate seda teekonda siis minuga jagada, minu kätt hoida, sest ma olen suhteliselt närvis. Aga jah, ma lähen ilusüste tegema siis The Health ilukliinikusse Tallinnas. Siin ma olen ja help. Mis mul siis plaanis teha on? Ma ise olen siis nüüd mõelnud, et ma teeksin need kanavarbad endal ära ja siis need naerukortsud. Et ma ise näen, et need on hakanud nagu vajuma, et need saab süstiga kindlasti paremaks ja siledamaks ja siis mõtlesin, et teeksin ka huuled. Kuigi ma olen huultega praegu väga rahul, aga ma näitasin eelmine kord ka, et siin on nagu siuke väike muna ja nagu see pool on natukene ka ära vajunud, et ma tahaksin huuli nagu täita, et nad oleksid natukene lopsakamad ka. Esmalt ma lähen siis nüüd konsultatsioonile. Ma filmin seal ka vestlusest paari klippi, et siis te näete nagu, millest me räägime ja millest üldse siis konsultatsiooni ajal räägitakse. Ma loodan, et see ei ole valus. Ja kusjuures ma ei ole varem siin The Health kliinikus käinud, et see on minu esimene kord siin ja seega ma olen ka natukene ärevil, põnevil, et kuidas see siin on ja kuhu ma minema pean, et tulge hoidke mul käest kinni ja lähme koos, palun. Nüüd need naerukortsud, mis on siin suu ümber, need on väga seoidlikud ja neid tänapäeval eraldi ei süstitagi, vaid võib süstida, aga see ei anna nii suurt muutust, kui ainult neid süstida. Et oluline on teha sügavamad süstid põsepiirkonda, mis aitavad neid naerukortsusid silendada ja ühtlasi tekitavad ka ilusa põsekontuuri. Võime veel vaadata, kui palju neid huuli pööra korraks külg, profiil. Võime vaadata, kui palju neid huuli saaks suurendada, et proportsiooni järgi ülemist huult võiks natukene suurendada. Alumine on väga ilusa suurusega. Kuidas kui varem neid ka süstiti, et mina teen siia väikse augu siis kanüüliga, et ma ei tee nõelaga ei torgi. Ma ei ole varem nii tehtud. Et see on nagu vähem valus ka. Väike. Nii ma panen endale siis tumestavat kreemi peale. 10 palli skaalal, see oli vist 1. Silmad said siis tehtud. Praegu on selline olukord ja nüüd lähme siis huulte kallale. Nii et hoidke pöialt mulle, et ma ära ei minestaks. Kas oli väga valus? Selle ühe augu kaudu on jah seda nagu valutum teha. Panen alguses vähem ja me pärast hindame ja saame alati juurde panna. Praegu on siis üks pool tehtud ja siis teeme teise poole, kus juures ei olnud üldse hea valus, et oli 10 palli skaalal kuskil 5 äkki, või isegi 4, et ei ole hullu midagi. Yes. Nüüd teeme alumisega. Nüüd teeme alumise huule, jah. Aga ülemine näeb selline välja siis. Said huuled tehtud. Mulle väga meeldib, kuju on nii ilus. Juba meeldib. Praegu on nad ikkagi paistes, et see paistetus läheb kindlasti alla. Ja siis nüüd me tõstame seda piirkonda siin, et see peaks aitama siis natuke seda nägu tõsta.
see on sügav süst, selle tõttu see on teistsugune natukene tunne kohe. Ühelt poolt tegime ära, siia juba. Võib-olla natuke paneme veel, aga vaatame. Aga siin on juba näha selline nagu kontuurinud oleks. Hästi nagu viimistleb. Põse kontuur on tekkinud rohkem. See on nii ümmargune selline. Et siis mõne aja möödudes on paremini näha ka, et kuidas ta siis... Ja ta nüüd läheb oma koega kokku ja hakkab vett ligi tõmbama. Ühildub ära ilusti. Ühildub, jah. Tšau kõigile, täna on siis järgmine päev ja ma näen välja selline hello. Kusjuures eile õhtuks oli ka juba huuled olid paistes. See ülemine on nagu suhteliselt tundlik, ma nagu rohkem ei saa huuli liigutada, aga alumine on suhteliselt okei, ei ole nii valus. Ja ma tundsin, et öösel need põsed olid ka natukene nagu tuikasid ja siin on see süstimise auk veel näha. Ja siin on ka. Ja kusjuures täna ma lähen siis sõbranna lapse sünnipäevale. Et ilmselgelt siis ma mängin seal klounidena. Ja nagu te videost võisite siis näha, siis ta algul süstis mulle sellise torukese sisse ja siis läbi toru lasi selle aine mulle huultesse ja siis põskedesse, et sellisel meetodil ma pole varem süste saanud ja see ei olnud üldse nii valus, kuigi ma olen alati arvanud, et just, et kui mingisugune jäme toru sulle huultesse pannakse, et siis see on nagu megavalus, aga tegelikult ei olnud üldse, et ma võiksin seda hinnata niimoodi, et 10 palli skaalal nagu süstlaga ilusüstide tegemine 7 palli skaalal, vahepeal on valusam, vahepeal mitte, aga selle toruga on kuskil siis 4 palli skaalal ja isegi ta tegi mulle siia põskedele seda ja põskedele ta ei pannud ju absoluutselt seda tuimestust peale ega midagi, et see ei olnud nagu valus, ta oli lihtsalt väga ebamugav, selline väga uus tunne nagu mingi ussike roomaks naha all või selline hästi näästi tunne oli. Ilmselt siit videost juba ka näete, on mul siin nagu suuremad. Natukene ilmselt on nad paistes ka, et see läheb natukene alla ikkagi, aga minu arust praegu on nagu ülihästi aru saada, et nagu nägu on rohkem selline viimistletud ja siin seda lõuakontuuri toob ka nagu paremini esile. Ja mis on nagu eriti positiivne on see, et mul olid siin sellised randid ka nagu, mis on olid vajunud silmaalused, nagu minu arust need on mingisugused pisarakanalid isegi, mis vajusid, aga nüüd, kui ta seda põsesüsti tegi, siis seda ainet läks nagu siiapoole ka ilmselt ja seda nagu vajumist enam siit ei ole nii palju, et selle üle mul on nagu ääretult hea meel, sest mind natuke häiris, et mul nagu siit olid sellised natuke randid, aga jah, kui ma vaatan, siis ma enam neid nagu nii märgatavalt ei näe, kui mitte öelda, et üldse ei näe, et see on väga lahe. Ja muidu, kui ma olen käinud siis huuli tegemas, et siis ma olen alati need naerukortsud nagu, siin on natukene, mitte palju, eks ole. Aga mind ikkagi nagu häirib see, et ma olen lasknud neid tavaliselt teha, aga jah, ta ütles, et ta tõstab seda põske, et siis see nagu tõstab üldiselt seda nägu üles, et tuleb ravida seda põhjust, mitte siis seda tulemust, mis siin siis on. Saate aru, mis ma mõtlen vist. Aga praegu ikkagi siin on seda kortsu veel näha ja see natukene häirib mind. See on nagu minu enda kiiks ilmselt, aga mulle endale ei meeldi, kui siin on sellised väiksed kortsud, et ma tean, et kui siia süstida, siis see läheb palju paremaks. Et vaatame, kuidas ma sellega rahul olen, aga ootame natuke aega, et võib-olla nägu tõuseb nii üles, et me ei näe enam siin mitte ühtegi kortsu.
Arst, kelle juures ma käisin, oli Elu, ma panen tema nime siia ja mulle väga meeldis, ta oli hästi rahulik, hästi hoolikalt tegi, et isegi algul süstis nagu huuled ära ja siis ta lasi mul vaadata, et kas ma tahan huultesse veel seda juurde, ilmselgelt ma tahtsin. Ja ta ütles seda ka, et selle toruga süstides tuleb see tulemus nagu palju ühtlasem, sest ta laseb selle torust nagu välja ja see aine nagu valgub ju ühtlaselt. Et kui sa nagu süstiga tšuk erinevatesse kohtadesse teed, siis ta võib ikkagi selline natukene lopergune jääda, aga ma kohe nagu vaatasin ka, et toruga see ülahuulekaar jäi kohe hästi ilus selline sirg, et nagu ei mullitanud kuskilt ega midagi. Täna on mul kindlasti palju parem rääkida juba, et huuled ei ole enam nii paistes, kui nad eile õhtul olid, et hakkab juba see asi ilmselt taanduma ja nädala pärast siis peaks kõik paistetus alla minema ja on näha siis seda tulemust. Ma räägin ka nüüd siis silmadest, kuhu me tegime botoxit. Ma nüüd naeratan. Naeratasin nagu enne ja neid suuri rante enam absoluutselt ei ole. Nagu nii kerge lähed, teed paar sutsu ja asi korras. See botoxi tegemine, seda isegi ei tunne, nagu ma seal videos ka mainisin. Ja ta tegi mulle siis, siin on võib-olla paremini näha, siia tegi kasutsaka, et ta tõstaks mul seda silma natuke ülesse, sellepärast ma rääkisin ka, et mul on need silmalaud vajuvad üpriski peale, et silmad väsivad õhtuks ära. Ja ta tegi siia minu arust 2 sutsu, kui ma mäletan kuskile, et ja ma olen seda ka varem teinud ja mulle see nagu väga-väga aitas silmade puhul, et päris korralikult tõstis seda ülesse ja päris kaua püsis ka mul see tulemus, et vaatame, kuidas siis nüüd on. Et ärge ehmatage ära, et need huuled ei jää niimoodi, et vaadake ära selle video lõpuni, et see on hoopiski teine tulemus, mis pärast siis siit välja tuleb. Nüüd on siis 3. päev peale süste ja ma näen välja selline. Huuled on ikka paistes, tundlikud on ka, aga täna on minu arust see paistetus juba natukene alla läinud. Selle täpi tegi ilmselt Roven mulle siia, et ma ei ole süste juurde teinud. Aga jah, see on siin endiselt alles. Need süstikohad on siit natukene, ma ei oska öelda, kuidas, mingid väiksed verevalumid, aga see ei häire, seda pole näha. Aga jah, natuke paistes on endiselt veel. Aga jah, täna midagi muud erilist ei ole, et ma mõtlesin, et ma annan teada, kuidas meil olukord, põsed ei valuta ega midagi. Suht okei on, natukene on tundlik, aga mitte eriti. Vaata, kes seal on. Vaata, tädi vaatab. Tädi vaatab, ütle, tšau. Nii armas, tubli oled ja kalli. Tere hommikust, täna on siis natukene parem. Huuled on ikkagi üpriski paistes. Ülahuul ei ole enam nii valus, aga nagu väga liigutada ei saa, et siis natukene annab ikkagi tunda, et selline tundlik. Siin on mul siin see väike süstijälg. Põsed on paremad, enam nagu üldse ei anna tunda. Eile veel natukene tuikasid, aga täna ei ole eriti midagi. Võib-olla kui natuke katsuda, siis on nagu tunda, et on tundlik. Aga jah, näeme me siis välja. Täna selline. Natuke imelik on endal muidugi väljas käia, et mul on tunne, et mul on nagu hiiglama suured huuled, et ma pole harjunud. Et jah, hästi ebamugav on endal praegu veel, et ma ei tunne ennast nagu päris endana, et natukene tahaks varjata ikka, kui välja lähen. Aga üldiselt pole nagu hullu ja muidu ma olen nagu väga rahul. Mõtlen, et ma filmin iga päev natukene, et te siis näete, et kuidas iga päevaga see paistetus taandub ja kuidas see lõpptulemus on. Et ma filmin siin kuskil 7 päeva, et siis nädala ajaga peaks olema näha see lõpptulemus, et kuidas need huuled on siis normaalses olekus ja kuidas mul see nägu üldse välja näeb, et
Botoxiga ma tean, et on see ka, et mida kauem sa tegelikult hoiad, võib-olla isegi mingi 6 aega, et siis see tulemus läheb nagu veel ilusamaks ja ühtlasemaks ja just see põsesarnadega ka ja noh, huultega ka üldiselt nagu see nagu aine sulandub sulle ilusti nagu sisse ja see läheb hästi loomulikuks, et praegu see on nagu väga värske, et ärge nagu ära ehmatage, et see ei jää niimoodi. Aga kohtume siis homme ilmselt. No nii, käes on siis 4. päev. Ma tahtsin kiirelt siis näidata, kuidas olukord on. Natuke huuled on ikka valusad, et nagu väga siit nagu palju ei saa teha, aga ikkagi kindlasti parem kui eelnevatel päevadel. Aga jah, siin ma tunnen, et see aine on siin ikkagi päris kõva sees. Põsed on okei, silmad. Siin ei ole neid kortse, väga okei on. Ma ei tea, kõik on nagu tipp-topp, et mis sa arvad, Robu? Sai nüüd parem või? Ei saa midagi aru, on ju. Aga jah, eks kohtume siis jälle uuesti homme. Nii et tšau! Tere hommikust! Täna on siis 5. päev ja ma mõtlesin, et ma panen täna siis meiki ka näo peale, et siis näidata, kuidas meigiga on, et võib-olla nagu hoopis teine asi. Aga huuled näevad välja sellised meigiga ka. Jumestusega on muidugi hoopis teine asi. Eks ju, Rupu? Aga kõik on praegu väga okei. Minu arust see paistetus on suht alla läinud. Natukene on veel huuled suured, aga not complaining. Et ja, et vaatame siis, kuidas 2 päeva pärast või homme päeva pärast see tulemus on. Tšau kõigile, täna on käes siis 6. päev ja olukord on siis selline meil. Huuled ei ole enam valusad, aga natukene ma tunnen, et seda ainet on nagu ikkagi suht palju sees, et nagu natukene oleks siuke nagu, ma tunnen, et huultes on nagu midagi, aga ilmselt see tunne läheb ikkagi mööda, et see vajab aega. Kuskil 6 aja pärast oleks ilmselt nagu normaalsem öelda, et kuidas see lõpptulemus on, aga põsed on okei, silmad väga mugav, et ma ei tea, ei saa kurta midagi ja mida aeg edasi, seda paremini ma näen, et see tulemus läheb ühtlasemaks ja paremaks. Need kortsudest rääkides siin, naerukortsudest, mingil määral ma tunnen, et selle nädala ajaga need on ülespoole nagu nägu tõstnud ja need kortsud on nagu natukene siledamaks läinud. Siiski minu enda maitse järgi mulle meeldiks, kui siit oleks ikkagi natukene siledam. Mulle endale nagu isiklikult endal need kortsud ei meeldi. Et ma võib-olla ootasin sellest põskede tõstmise tulemusest natukene rohkemat, et see võtab neid kortse rohkem ära, aga nad nagu on endiselt ja see natuke mind häirib, aga noh, seda saab alati korda ajada. Aga jaa, muidu ma olen väga rahul. Et homme on siis meil viimane päev filmida, et siis vaatame, kuidas see nädala ajaga see tulemus siis algusest peale on meil välja näinud. Käes on nüüd 7. päev ja see on olnud siis minu nädalaajane protsess algusest lõpuni ja minu tulemus siis viimasel päeval on selline. Huuled, põsed, silmad. Silmad on väga ilusad, mul ei ole nagu absoluutselt siin mingisuguseid kortse ega midagi ja põsed on väga ilusad, mulle väga meeldib. Algul oli, et kui ma nagu naeratasin, siis need põsed olid paistes, et siis need põsed nagu tundusid eriti suured ja nagu mul oli natuke imelik naeratada, mul oli hästi siuke õhupalli tunne, et need põsed olid hästi suured, aga nüüd on need ilusti nagu ära ühildunud minu näoga ja ennast mugavalt sisse seadnud, et nad tunnevad siin ennast hästi koduselt. See oli natukene harjumatu tõesti, et kanüüliga süstiti ja seda ainet pandi ainult siis nagu huulte äärtesse, et nagu huule keskmine osa ja siit ülevalt on nagu ikkagi selline pehme
ja see aine on siin üleval, et selles suhtes nagu endal on hästi mugav tunne, et kui seda nõelaga süstiti, siis pandi nagu seda ainet igale poole huultesse, aga tema pani nagu jah, siia nagu huule äärtesse pigem. Et nagu teistmoodi tunne kindlasti on, aga mulle väga meeldib, et just see kanüüliga süstimine tõi need huule piirjooned nagu kenasti esile ja tegi need lopsakamaks ka. Kusjuures, kui ma olen varem nagu süstimas käinud, siis ma olen lasknud alati ainult seda alumist huult siia keskele süstida, et tegelikult ma neid ääri ei ole vist kunagi lasknud eriti suuremaks teha, et põhiliselt ma olen lihtsalt siia alla paar sutsu lasknud teha, et tasakaalustada ülemisega, aga seekord ta pani mulle siis alla ka päris palju seda ainet ja ma ei tea, ma võin nagu küll rahul olla, et see tegi nagu huuled kindlasti nagu lopsakamaks ja suuremaks. Aga ma loodan, et sulle oli sellest videost abi. Ma loodan, et sa said natukene rohkem informatsiooni, kuidas see protseduur välja näeb, kuidas see paranemine käib, kui kaua see paranemine aega võtab, et võib-olla on nüüd sul julgust natuke rohkem see ammune soov endal täide viia ja teha ilusüste. Ilusüstid kindlasti ei ole odavad, aga need on väärt oma tulemust. Seega enne kui ma ostaksin mingisuguse 100-eurose kreemi, mille tulemust ma ilmselgelt ei näe, siis kindlasti ma läheksin enne ilusüste tegema. Ja andke siin kommentaarides teada, kas te tahate, et ma teeksin küsimused ja vastused eraldi video ka, et siis kui teil on mingisuguseid küsimusi, mida te tahate küsida, võite vabalt juba siia kommentaaridesse video alla panna, et siis ma hiljem teen video, kus ma vastan siis teie küsimustele, sest võib-olla ma midagi unustasin mainida, midagi väga tähtsat või mida te täpsemalt teada soovite, siis ma hea meelega vastan nendele videos, et siis saame kõik targemaks jälle. Aga suured tänud teile vaatamas seda videot ja kohtume juba jälle järgmisel korral, seega ärge unustage subscribe ida, like ida, jagada ja siis näeme juba varsti järgmisel korral uuesti, nii et tšau!